Tere, minu nimi on Rebecca Okk ja täna räägin ma teile klassiruumide kujundusest Gustav Adolfi gümnaasiumis. 1911. aastal esimese B-klassi ruumiks määratud klass oli sarnane kõigi teistega. Klassi ees oli õpetaja laua asemel kateeder ning seintel 3 illustreerivat loodusvaatega pilti. Vasakul nurgas on ka puidust alus, mida ilmselt kasutati tahvlina. Pingid on, nagu tänapäevalgi lauad, 2 ning 3 reas. Esimese klassi ruum asus oletatavasti esimesel korrusel seal, kus praegu eesti keele klassid. 20. sajandil õpiti loodusteadusi loodusloo klassis. See klass eristub teistest, sest seintel on pildid erinevatest loomadest ning lindudest. Klassi ees seisab kateeder, mis on tänapäeval asendunud õpetaja lauaga. Toolide asemel istusid õpilased pinkides, kas paarikaupa või kuni 4 ühes reas. Paremat kätt asus klassiuks, mis tol ajal oli pooleldi klaasist. Tänapäeval on meie bioloogiaklassis lisaks stendidele ka mikroskoobid ning skeleton, mida kasutatakse õppetöös. Klassi ees on tahvel ning aknalaudadel palju taimi, et luua looduslähedasem õhkkond. Võib oletada, et pilt on tehtud praegusest inglise keele klassist, sellele vihjavad kõrged laed ning akendega uksed. Õpetaja kateeder on kõrgemal platvormil, kus asub ka tahvel. Tänapäeval on õpetaja laud õpilaste omadega samal tasemel ning tahvel on kinnitatud seinale. Vahetusse on läinud põrand ning radikate asetus on muutunud. Üldiselt on laudade paigutus jäänud samaks. Lisandunud on kapid uste kõrval. 5. B-klassi ruum 1911. aastal oli paigutatud nii, et õpetaja laud asus akende all. Paremal nurgas oli tollane tahvel ning kateeder paiknes 2 akna vahel. Klassi ees oli seinal suur maal ning paremal pool seinas oli pilt 4 kuningast või tsaarist. Tänapäeval ei ole ükski klass seatud niipidi, sest selgeks on tehtud, et õppida on mugavam, kui valgus langeb lauale vasakult. Ehk klassid on seatud vastavalt akende paiknemisele. 20. sajandil oli direktori kabineti sisustus oluliselt lihtsam, kujundus ning mööbel olid üsna tagasihoidlikud. Töölaud ja seda ümbritsevad toolid olid üsna väikesed võrreldes tänapäevase sisustusega. Tundub, et koht, kus pilti tehti, on sama, kus hetkel asub suur koosolekulaud. Seega võib järeldada, et tol ajal peeti nõupidamisi kuskil mujal. Hetkel katab direktori kabineti põrandat vaip ning seintel ripuvad maalid. Tolleaegses füüsikaklassis asusid suured klaasidega kapid, milles olid tunniks vajalikud õppevahendid. Tänapäeval on füüsikaklassid eraldatud panipaigaga, kuhu kõik vajalikud masinad on kõrvale pandud. Samuti on pildil näha olevad vahendid palju modernsemaks muutunud. Arvatavasti on pilt tehtud klassi tagaosast, kuna pildil pole näha õpetaja lauda ega tahvlit. Tol ajal ei olnud igal klassiruumil nii kindlalt eristatavat funktsiooni, kui seda on tänapäeval. Ühte klassi kasutati mitmete erinevate ainetundide pidamiseks. Käesoleval fotol on lauluklass, mis arvatavasti ei asunud võimlahoones nagu tänapäeval. Lauluklassile viitab akna kõrval seisev harmoonium, mida parajasti pildi tegemise hetkel 3 meest ümbritsevad. Kuna seinal on ka pilt inimese anatoomiast, võib eeldada, et sama ruumi kasutati ka bioloogia õpetamiseks. Tänapäeval on lauluklassi nimetuseks muusikaklass ning see asub võimlahoone 2. korrusel. Õpilastel on võimalus kasutada õppetöös kitarre, trumme ning klaverit. 20. sajandil asus garderoob 1. korrusel. Õpilased jätsid oma üleriided saali ees asuvatesse nagidesse ning panid välisjalatsid sussikottidesse. Tol ajal ei olnud treppi, mis viiks tänapäeva sööklasse ning sisse tuldi erinevalt 21. sajandist tagaukse kaudu. Garderoob oli korras ning esinduslik, sest see asus koolielu keskel. Tollel ajal asus 2. korruse koridoris pildigalerii ning puudus tänapäevane sinine koridor koolimaja eesotsas. Põrandad on tänaseni säilitanud oma mustri, kuid tolleaegse galerii asemel on nüüd 1. korrusel akadeemikute galerii. Koridor on oluline osa kooliruumidest, sest vahetunnid veetsid õpilased ka juba tollel ajal klassiruumidest väljaspool. Kunagises kantseleis asus kõrge laud, mida ilmselt kasutati kirjutuslauana. Lisaks oli kantseleis teadete tahvel ning vanaaegne telefon.
Esiplaanil on näha veel üht lauda, oletatavasti oli see kantseleis töötava isiku laud või siis laud, mida kasutasid õpetajad. Paremal seinal on riiul, kus on palju raamatuid ning pabereid. Ka teadete tahvel on üsnagi informatiivne. Tänapäeval on kantseleisse sisse tulles esiplaanil laud, mida kasutab juhi abi. Tagaplaanil on kapid ning riiulid. Kunagi oli õpetajate toas üks pikk laud mitme tooliga ning esiplaanil veel üks laud nõupidamiseks. Kuna 1911. aastal oli kooli nimi Nikolai I gümnaasium, rippusid seintel uhked maalid tsaari piltidega. Tänapäeval on õpetajate toa asemel ruum, kus on palju laudu, mõnedel neist arvutid ning lisaks on tehtud õpetajatele ka puhkeruum diivanite ning kööginurgaga. Tolleaegne karm kord on asendunud meeldiva ning puhkamist soosiva keskkonnaga. Õpetajate toa eesruumi asukoht on jäänud samaks, kuid tolleaegsed suured kapid on asendunud diivani, taimede ning malelauaga. Tänapäevane õpetajate toa eesruumi kujundus loob esindusliku mulje meie väliskülalistele. Vasakut kätt asetsevad seintel pildid meie kooli juhtkonnast ning õpetajatest ja paremal presidendi portree. Kunagine õpperaamatukogu asub teisel korrusel seal, kus tänapäeval on koridor, mis ühendab õpetajate toa teise korrusega. Pildilt on näha, et raamatukogu sissepääsu juurest paistab praegune klass 207. Raamatud olid paigutatud suurtesse klaaskappidesse ning ruumis oli ka laud ning üks kinnine puidust kapp. Praegusel ajal asub samas kohas koridor, kus on diivan, pikk vaip ning erinevad fotod või maalid kooli ajalugu mõjutanud isikutest. Raamatukogu on nüüdseks kolinud 4. korrusele, mis restaureeriti 1998. aastal toimunud kapitaalremondi käigus.